no tervist kõiki vaatajatele, täna teeme me jälle jailbreaki ja te ei usu jällegi, mis ma sain. Ma olen suutnud selle ajaga teha väga suuri vahetustöid ja osta Legendary Safe ja sealt saada selle kõige parema auto sealt Manta sain. Ja ma olen suutnud sellest vahetada drooni. Ma kohe näitan. Ta on nagu väga kiire ka. Tulnukala ma vahetasin kohe ära. Ma olen käinud vahetussaarel, hakkan seife avama. Oi, ja väga palju on saanud level up'i siin mängus. Lähme ma olen kohe Plant Powerisse seda testima, siis läheb raha väiksemaks ka. Mingi kasu ka on sellest. See oli mul ennem korraks, aga selle ma müüsin maha koos robotiga tulnud ka laeva, tähendab drooni vastus. Ja siin see meie droon on nüüd. Minu meelest on ta päris nice. Ta sõidab ju ka palju kiiremini, kui see tulnud ka laev. Minu meelest. No igatselt minu meelest on see mõistlik investeering. Aga miks ta ei lähe ülesse? Läheb. Ei lähe ju. Ma ei tea. Igatahes lähme röövima seda. See on lihtsalt nii nice. Vist kunagi maksis 1 miljon, nüüd on Plonix selle asemel. Aga ma sain seal treidi või selle Islandil selle põhimõtteliselt selle mootorbike'i eest ja kui te küsite, kus ma sain mootorbike'i, siis ma avasin neid 100 000 seife, see on seal Manta ja siis ma ostsin see mootorbike'i. Ei tähendab, vahetasin Manta mootorrataste vastu ja siis sain selle. Ja nüüd eile just vahetasin. Ma pean seda mõistlikuks, et Hästi. Saime. Miks ta ei lähe üles, see on nagu probleem. Ei olnud ikka mõistlik. Aga kuidas ta suudab sellega nii kiiresti sõita? Miks ma ei suuda siis? Okei, igatahes polis. Aga okei, mida iganes. Mina ei suuda nüüd. See oli minu meelest mõistlik. Ja seda ei saa enam osta ka. Seda mootorratast ei saa osta miljoni eest. Seda saab ainult treidida. Appi, no. Ma ei saanudki nii palju vaadata. Ma ei tea. Ma vaatan, kui palju tase on. 5900 või? Ikka märgatavalt. Polis või? Oota.
ma ei tea. ma teen millalgi chest'ide avamisvideo ka siin. mul on juba ostetud 3 legendary seifi, 2 seda epic seifi ja 1 ultra rare seifi. ma tulen sulle. jah, yes, ma tulen. saaks hakata koos röövima. oota, palun nüüd noh. hästi. jah. aga me võime ju koos sinuga hakata röövima. Lähme igale poole muuseumisse ja raha oleks jah vaja palju juurde ütleks. nagu väga hästi ei ole lood ja ma sain ka eile seifist. sellest Common seifist. selle mingi, ma ei tea, matkaauto. või selle vedas see 5% tõenäosus. oota. Yo is not good car. okei, lähme. oi. talle vähem elust. no ma arvan, et kui ma lähen sinna siis. mina tean. okei. röövime muuseumi. rongis saab vähe raha, mulle meeldib enam. appi. kuhu sa lähed? ja niimoodi. nüüd sa oled teise autoga. okei, sa võid minna. miks ma ei peaks lubama, aga... okei, ma näitan... ma ei saa näidata. ma olen siin ostnud veel selle mingi pisikese Itaalia auto, mitte Lamborghini, see oli juba ammu ju. aga jah, mingi pisikese Itaalia auto ja... jah. aga Cargo Plane'i võiksime minna. või Crown Jewelisse. ja olen õppinud... seda juba eelmise video näitasin, et olen õppinud Crown Jewelit röövima. seal on vaja seal lihtsalt see kood teha ja pank õigesti lahti saada. ega seal muud ei ole takistusvada midagi rasket teha. Plant Poweris on see, kui sa jääd sinna taha kinni, siis sa oled surnud ka. sa ei saa sealt lihtsalt enam välja. Nende väga kiirete autodega on see värk, et nad on küll väga kiired, aga nad kipuvad nagu jah, läägama ja sa ei saa hästi aru, sest nad on lihtsalt nii kiired, nagu näha on praegu.